Nii ja tere jälle. Mõnus õhtu on ju, et hakkame raw tastiga siis täna tegema Sinimere karpe valgeveini kastmes. Ja mul on külaline ka. Kes sa oled? Merilin, okei. Tuli ka külla, on ju. Ja ega me siin niisama lebotama ei tulnud, on ju. Pokaalid on ees, sa tahad vist kütust ka või? No, alustame. Natuke võiks, on ju. Aga siis me kasutame täna nii karpide sees kui ka siis joomiseks mõnusat vermentinot, mis on siis hea tsitruseline vein, mis sobib väga hästi just Sinimere karpide ja üldse mereandide juurde, et saab natukene mõnusamat maitset siia. Aga räägi üldse, kui palju sa kodus süüa teed või mida sa teed? Ma teen kusjuures peaaegu kogu aeg süüa ja siis on mingi periood, kus ma ei tee üldse süüa ja siis ma tellin lihtsalt Woldist. Aga kui palju sa Woldist tellid, kas see on nagu pigem tihti või pigem nagu harva? See täiesti oleneb, et mingi periood, mitu kuud ma teen kogu aeg ise süüa ja siis üks hetk on see, et terve kuu aega ma võin iga päev Woldist tellida. Et see täiesti oleneb. Aga kuidas sa hindad üldse nagu oma söögi tegemise oskusi? Heaks. Jaa. Ma olen küll sellepärast, et mul ema oskab väga hästi süüa teha ja mul sugulane on peakokk ja meil on üldse peres söögi tegemine selline tugev joon. Aga mida sulle kodus üldse teha meeldib? Tead, ma kusjuures, ma olen salatite tegemisest ja ma ei tea, mulle maitsevad salatid. Need tundub nagu neid on lihtsam teha, aga mulle meeldib neid teha. Ja siis mulle meeldib teha igast riisi asju, sussisid, pastasid, niisugust natukene rammusamat asja ka. Rammusamat asja. Okei. No nii, vein on valmis. Davaiks. Cheers. Cheers. Väga hea on. Muidugi. Mis sa mõtled, et ma siin mingi halva asjaga tulen kostitama või? Ei, nagu päriselt, see on väga hea. Muidugi on hea. Ma räägin, mõnusalt tsitruseline vein, poolkuiv, sobib ideaalselt nagu mereandide juurde. Et siis täna me teeme karpe, kui sina peal sa oled hakkimisega? Normaalne, ma arvan. Normaalne? No selles mõttes, et ma näppu ei haki, et nii hull ei ole, et mu verd sööma ei pea. Okei, aga põhimõte on siis selles, et kõik, mida me täna kasutame, on meil juba laua peal valmis ja tegelikult hästi väiksed tükid tuleb teha, sellepärast, et me kasutame pärast seda karpi, et võtta koos kastet ja kõiki neid samu köögivilju, mis meil siin on. Aga alustame sellega, et ma usaldan sinu hooleks sibula. Ja näita mulle, kui hästi sa oskad sibulat hakkida. Ma teen tegelikult niimoodi, oota ma näitan. Mul on täitsa oma viis. Nii. Mul on vaja prügikasti kohal teha või ma teen siin või? Tee siin, paneme pärast ära. Okei. No nii suure noaga ma ei ole... Ma annan sulle selle ka. Natuke lihtsam võib-olla. Nii. See ole nii suure noaga tegelenud või? Ei, nagu hakkinud või tähendab ma ei ole sibulat niimoodi koori nii suure noaga. Millega sa siis sibulat koorid väikse noaga? Noaga. Veits jah, mugavam on mul käes. Mul on nii väiksed käed, vaata mind. Mul on poole väiksem kui sa. Kas see oli vihje sellele, et ma olen paks või see, et ma olen lihtsalt... Ma selle peale ei mõelnud nii. Okei. Mul ei meeldi, kui saast on, vaata tekib. Ma samal ajal koristan ja teen süüa. Et mul ema õpetas seda ka alati. Et samal ajal, kui sa teed süüa, sa pead koristama ka, et tal ei meeldinud, kui sa laga jäi järgi. No tundub, et sind on hästi õpetatud. Nii, aga siis korista ära ja hakka edasi tegema. Kus see prügikass? Ma panin selle sulle siia, muidugi. Oh my god, ma arvan, et sul hakkas see vein juba pähe vaikselt. Ei hakan, ma olen nagu, vaata, ma teen prügikasti kohal, ma ei pane mingi kaus. No jah, okei, never mind. Tuleb üliväiksed siis või? No nii väiksed kui saad. Väga hea, sest et sibulat ma alati hakkisin üliväiksed, sest mul
ma sibulat vihkan tegelikult, igasugust praetud sibulat ja siis ma hakin need nii väikseks, et ma ei tunne maitset. No näed, siuksed väiksed kuubikud oleks head. Nagu siuke... Ma nii kiirelt ei haki, kui sa, aga okei. Kusjuures ma olen... Tihtipeale mult üldse küsitakse, et kus ma olen seda hakkimist õppinud ja mis asja, et kuidas üldse inimene saab nagu nii kiiresti hakkida ja mis värk on. Ja siis ma olen nagu, ma ei tea, see on nagu loomulikult kuidagi tulnud. Et ma hakkimises olen jah, nagu siuke sina peal. Aga näiteks mina vaata ei suuda nii kiirelt hakkida, mis ma tegema pean siis või kuidas ma seda nagu... Kõige lihtsam on see, et vaata kõigepealt, kuidas oma näppe hoiad. Näpud on alati nii-öelda... Niimoodi? Nii, just. Et ma sõrme ei läks ja siis niimoodi. Ja nüüd sa libistad, tõmba sõrme otsad täiesti tagasi ja nüüd libista mööda seda, nii-öelda seda osa käest või näpust, just. Ma tunnen, kuidas see sibularaib ja see libiseb alt ära. Sest sa lõikasid sibula täitsa lahti. Ma ei saa nii, ma teen nii nagu ma pean vist tegema ühe workshopi, kuidas sibulat hakkida. See on vist hea mõte. Tahaksid teada või? Üleüldse mida hakkida, mitte ainult sibulat. No muidugi, küüslaugu ka näiteks. Mul hakkab silmade peale see juba. Tegelikult see on see, et vaata sibulaur, see kerkib ülesse ja siis see tuleb nagu silmade, aga kui sa natuke eemalt teed, siis see ei tule silmadele. Ma olen proovinud. Kui ma olen täitsa siin kohal, siis... Kas sa lugesid seda kuskilt või see on nagu... Ei, ma tean seda. Sa oled nagu ise need keemilised katsed läbi teinud, jah? Jah. Väga hea. Ja siis, kui sa oled nagu niimoodi eemalt, siis vaata see ei tule. Ma tean, see on väga naljakas välja. Okei, võtame vahepeal veini nagu. Päriselt ka proovi, kui sa ei usu. Ma teen neid asju, mida, või nagu, ma teen neid asju, mida ma ise katsetan ja siis, kui ma näen, et need toimivad, siis ma teengi oma moodi. Ma ei jälgi mingid reegleid. Üks asi, mida sa võid veel silmas pidada, on see, et kasuta nuga terves pikkuses. Ehk siis sa ei lasegi teda nii-öelda sealt laua küljest lahti, vaid ots on sul kogu aeg seal ja siis sa lihtsalt libistad. Ma nägin, mis just juhtus, nad lendasid mul alt ära. Ma ütlen, ma teen oma moodi täpselt nii, nagu ma harjunud olen, siis ma olen kõik kokk. Muidu ma pean ümber õppima, siis see võtab aega. Aga muidu see, et mul kokanduse vastu tekkis huvi siuke 8-aastaselt on ju. Aga siis ma vaatan, mul ema tuli töölt, koju oli vaja süüa teha, siis ta ajas mind kogu aeg köögist minema. Ja siis lõpuks ma olin mingi 15, kui ma hakkasin iseseisvalt süüa tegema. Nii, ja mis siis sai? Sain osavaks. Said osavaks? Ja mis nüüd ema ütleb? Vahest lähen küllas, ütled, kuule, tee pliis seda ja tee seda süüa ja kuule, polun. Ja siis õnneks mul isa kiidab ka ma toita, nii et... Siis on natuke lihtsam, jah? No nii, väga hea, sibul on hakitud juba, tubli. Ilusi. Ma teen natuke veel väiksemaks. Tee natuke väiksemaks veel, jah. Sest muidu on sibulatükid kõige suuremad. Aga kas sa mereandi üldse sööd või? Jaa, ma olen täiesti kalakull, ma võin igasuguseid kalu süüa. Väiksest saati juba. Mul vanaisa kuivatas leste igast. Lest oli vist põhiline, mida kuivatati. Kusjuures ma ei olegi vist suitsutatud või suitsutatud on hea, aga kusjuures kuivatatud kala ma vist ei olegi söönud kunagi. Nii hea. Mul on pakutud seda, mis asi on see Peipsi tint või mis iganes. See näeb juba siuke kahtlane välja, et ma ei julge seda süüagi. Ma ei tea, vaata kõikide kalade nimesid peast, aga jah, ma ütlen sulle, No mul onu teeb nagu kõige paremat suitsuhaugi üldse ja ahvenat. See on nagu taikor. Need on mega head suitsutatud. Ma ütlen, ma kala söön igasugust. Tõesti, aga üks asi, mida ma ei söö, mis on hästi üllatav, ja kuna ma olen kalasööja, ma ei söö kalasuppi. Ma ei tea, kas seda ei osata. Kas see on nagu lõhna pärast või nagu mille pärast see on? Lõhn ei ole üldse halb, aga maitse on nagu siuke, et see vedelik on sellise rõveda kala maitsega ja siis ma võtan, aga kala ise võtad sealt need tükkidest, on jumalokk. Okei, aga andke teie ka siis teada, mida teie ei söö. No nii, võta järgmisena küüslauk siis ette. No nii, küüslauku ma söön ka.
küüslauku sööd. Aga mis sul on nagu, kas sul on midagi sellist ka, mida sa oled nagu terve elu söönud, aga nüüd enam ei taha? Või vastupidi, et ei ole kunagi söönud, aga nüüd? Ma võin öelda joogi kohta, ma vanasti jõin tekiilat, enam ei saa. Läks liiga paljuks natuke? Jaa, ma lasin seda pudelist nagu vett. See oli õudne, ma ei tea, mis mul viga oli. Aga ma olin see, et noor ka, ma olin mingi 18-19 siuke, vaata just asja täisealiseks saan, siis mingi oma arust mingi ilge kõva vend, vaata joopsen. Aga söögi koha pealt, mis ma mõtlen, on küll midagi, aga ma praegu ei tule nagu kohe pähe. Okei. Oota, ma mõtlen. Ma ei tea, mul vahest on ka toiduga nii, et mida järjest liiga palju söön, vaat siis ei taha enam. See on kõigil vist nii. Aga sa näiteks selles mõttes, kas sa nii-öelda looma nii-öelda organeid sööd või? Ala maksa ja neere ja siukseid asju? Mulle maitseb kanamaks rohkem, see on pehmem. Okei. Aga see oleneb tegemisest ka ju. Ja on jah, tegelikult issand koolis, ma tean, kui tehti maksa, siis esiteks siis see terve ma ei solva oma kunagist kokatädi, ta oli väga hea, aga mulle lihtsalt kunagi maks oli täiesti vastu igat pidi. Ja sellepärast, et nad küpsetavad selle üle ja see oli nii kõva ja nagu pätti tald ja siis sa mingi närid seda. Et see oleneb tõesti, kuidas küpsetatakse, et enamus väga paljud küpsetavad üle, siis ta lõpuks ongi nagu siuke. Ja siis mulle jäigi mällu see, et see maks ongi vastik ja siis kui üks hetk mul ema tegi seda, siis mul oli appi, kui hea ja pehme see on. Mis asja, see ei ole maks. Sa võid küüslaugu enne niimoodi laiaks litsuda noa lameda servaga, siis sul on lihtsam hakkida, siis ta ei jookse sult teest ära. Näed? Üks kooretükk tuli ka veel. Okei. Ja näed, nüüd sul on palju lihtsam teda hakkida. Miks ma seda trikki ei teadnud? No enamus kasutavad seda purginippi, nii et sina seda purginippi ei ole kunagi kasutanud siis, jah? Ei, ma olen näinud, aga ma ei ole kasutanud. Ma ütlen, mul on see press ja viskad seda. Aga kuidas sa aga kuidas sa koored ära võtad? Nii, nagu ma just praegu võtsin ja siis niimoodi viskan sisse, pressi sisse. Okei. Ei või? No, mul ei ole press kunagi meeldi, minu meelest pressi puhastada on oluliselt raskem kui tõmbad selle pikad küüned nokid selle puhtaks vaata ja siis viskad nõudepesumasinasse. Mitte väga vist. Või siis kahvli otsaga või siukse. Nii, väga hea. Aga nii, mul on siin kõik ilusti hakitud vahepeal. Võtan tšilli ka siis. Kas sa tahad teravamat või sa tahad mahedamat? Kui terav on terav. No ma ei tea, kui teravat sa sööd. Suht teravat see on. Suht teravat. Et siis võtame pool kauna, aga jätame seemned ka sisse. See on siuke piisav. Et kui näiteks sina tunned, et sa ei taha järgmine kord üldse väga teravat, siis võta kindlasti seemned välja, sest enamus teravust on seemnetes. Et võtad selle välja, siis on kõik nagu... Kuule, ma tead, mul see lõikelaud käib niimoodi. Terves aeg. No see on natuke nagu sina juba. Tuigerdad ka siin natuke. Kuule, aga ära kõiguta siin. Mine võta endale natuke seda köögipaberit, tee natuke märjaks ja pane lõikelau alla. Või meil praegu puhastuslapid on otsas, aga tegelikult kui sa tahad kodus, siis pane õhuke puhastuslapp lõikelau alla ja aitab nii-öelda seda paigal sul hoida ja aitab sul seda paigal hoida ja saad ilusti nagu kõik tehtud. Okei, ma ei ole seda trikki varem teinud. Et jah, tegelikult selle nii-öelda puhastuslapiga on tegelikult parem, aga siis kasutagi teda ainult köögis, mitte ära hakka teda nii-öelda üks päev puhastad vetsu ja siis järgmine hetk paned endale lõikelaua alla. Kes see teeb niimoodi? Spicy. Ütle mulle, kes see teeb niimoodi? No ma ei tea, igasuguseid on. Kunagi ei tea, mis juhtub. Nii, aga siis meil on siin mõnusalt kõik tehtud. Oota, on see viimane veel. Sul on see viimane. Nii, aga ma panen vaikselt juba poti sooja. Nii, ma panen ta praegu 10 peale. Ja jällegi, mis on siis oluline, et me alustame rahulikult. Võtame natuke oliiviõli ja jällegi tavalist oliiviõli, mitte extra version. Nii,
ja paneme seda siia potti. Miks mitte extra version? Ma lihtsalt küsin. Extra versioni puhul on see, et extra version ei kannata väga kuumutamist. Et extra versioni puhul on siis see, et tema suitsemistemperatuur on madalam, nii et kasutad tavalist. Ehk siis mitte rohelist, vaid kollast. Ja see on extra light. See on extra light, mitte extra version. Et siis üldjuhul on jah see, et kui sa hakkad kuumutama nii-öelda seda extra version õli, siis tegelikult, kui see hakkab juba suitsema, siis hakkavad seal katserogeensed ained tekkima. Nii et need, kes kasutavad extra version õli, kuumutavad seda niimoodi, et suitseb, siis lõpuks tekitavad endale vähki lihtsalt. Et see nagu reaalselt see ongi tõestatud, et aitab vähki tekitada. Mitte ei aita, vaid tekitab lihtsalt. Aitate, kui tahate vähke, siis teate, kus nii episood. Terviseks. Okei. Nii, kuidas meil siin edeneb? Mitte väga. Oih, ma ei tea, mis siin vahepeal juhtus. Läks lappama veits. Ma ei tea, need eitsin noa küljes, ma ei näidki neid. Sul on nii ägedalt hakitud, ma tahaks ka niimoodi osata. No aga, davai. Sul on veits nagu puhtam siin ümber, mul nagu on. Veits lappama läinud. Veits lendanud, jah. Su lõike või see nuga on ka süke. On jah. On paremaid päevi näinud. Jaa, no jah, mis see No nii, aga okei. Siis hakkame lõpuks tegema, et meil on siin rahulikult õli kuumeneb. Ma panen siia võid. Kas sa oskad võtta selle siit ja tõsta potti kohe? Aga sa võtta koos lõikelauaga. Okei. Nii. Väga hea. Selle ma õrnalt praen läbi. Nüüd sa näed, ta hakkab minema selliseks valgeks. Et me üritame lihtsalt teda natukene seda magusat maitset välja tuua, et ta ei läheks nii-öelda, me ei hakka teda röstima, et ei tuleks seda kõrbe maitset ja ei tuleks just seda röstitud maitset, vaid just sellist pehmet ja magusat maitset. Nii, juba ongi valmis. Siis paneme edasi kohe köögiviljad. Nii on norm, sest et sa ei küpseta seda sibulat räigelt läbi. No, nagu... mulle väga ei meeldi jah, kui see on ka niimoodi tehtud ja ta tegelikult mereandide juurde ei sobi ka sellepärast, et... ma räägingi. Oota, ma võtan selle eest ära sul. Nii, väga hea. Nii, ja siis saame rahulikult siin edasi hautada. Nii, cheers uuesti. Kõll. Nii, nüüd rahulikult hautame siin. Nii, vahepeal paneme siis kaane peale, saab ilusti hautada teda. Nii, aga siis järgmiseks jätame korraks maitseained kõrvale. Need lähevad natuke hiljem, aga kirstomatid. Kirstomatid võtta endale ka üks kobar ja lihtsalt noki nad sealt kobara küljest lahti. Ja kirstomatid aitavad ka meil siis seda mõnusat kastet nendele sinimere karpidele tekitada. On ju? Nii, ja siis mis sa teed, on lõikad ühtepidi ja lõikad teistpidi 4 lihtsalt. Sa lõikad niimoodi üksteise otsas? Muidugi, mis ma hakkan ükshaaval lõikama või? Ei, ma teen pooleks ja siis ma poolikud lõikan ära. No näed, saad jälle natuke kiiremaks töö. Sest et ma kardan seda, et need lendavad alt ära, nagu seda vupsavad. Aga kui sa hoiad korralikult kinni külgedelt, siis ja sa hoiad just nende kohtade pealt, kus sa oled lahti juba lõiganud, kui sa nende kohtade pealt hoiad kinni, siis on palju parem. Ma juba proovin. Sain hakkama, vau. No näed. Iga päev õpime midagi. Sul on nii puhas lõikelaud, mul on siin mingi messi. Ja sina ütlesid mulle, et jaa, ma olen nii puhas, mulle meeldib kogu aeg puhastada. Ei, ma ütlesin sulle, et ma pean enda järelt koristama samal ajal, kui ma teen mingisuguse laga. Okei. Ja kuidas praegu edeneb? No, mulle ei meeldi see lõikelaud. Mis see mingi... Ma meeldib see lõikelaud rohkem, vahetame ära. Meil on juba hakitud ju. Mis siis? Vahetame ära, mis sest, et on hakitud juba. Jah. Aga näed, nüüd sa teed ikka nii, nagu sa tavaliselt teed. Jaa, ma tean. Ma teen nii, nagu ma tahan. Aga oota, kas sul tuli enne teistpidi välja ju? Tuli, aga see võttis nii kaua aega, ma ei viitsi pöörata. Kaua aega? Mul on ammu tehtud juba.
Sest et sul on vaata see kogu aeg käpas, minul on teistpidi käpas, vaata. Tõn, näed, vaata kiiremini see on. Vein hakkab vaikselt otsa saama. Pane juurde. Tuleb panna, jah. Varsti tuleb potti ka panna. Jah. Aga... Nii. Nüüd see on kuum. Aga siis paneme maitseained. Chili. Okei. Küüslauk. Nii, väga hea. Nuga puhtaks. Super. Väga hea. No nii. Nüüd segame veel korra läbi. Ja näed, nüüd hakkab värske lõhk tulema juba. Tunned? See näeb ilus välja. Vaat sellepärast tulebki hästi väiksed tükid teha. Mida te väiksemad tükid teed, seda parem tuleb. Maitse ka muidugi. Nii, teeme väikse kõlksu. Ainult joome. Nii, vahepeal valame juurde. Okei. Ja siis Amin. saame varsti juba veini natuke söögi sisse ka valada. Okei. Siis natukene praeme lihtsalt läbi need küüslaugu ja chili, et nad oleksid natuke nii-öelda maitset juba selle segule andnud ja nüüd paneme kirstomatid. Nii. Ja nüüd sinu kord. Nii, väga põhjalik. Ma kardan, et vaata need lähevad, need puidust need asjad lähevad sisse. No seepärast teen õrnad. Pole hullu. Natuke puitu ka, noh. No nii, segame uuesti läbi ja miks me praegu kirstomatit paneme mitte lõpus on siis see, et me saame natuke siit seda nii-öelda tomatikastet ka juba. Et saab natuke juba kastmel tekkida ja lasta, siis paneme kaane peale, laseme tal natuke haududa, et tuleks jällegi see nii-öelda aurud, kõik võtaksid selle tomati, lammutaks laiali ja maitsed väljas on ja. Nii, ja siis karbid lähevad meil sisse, siis kui me oleme juba peaaegu lõpetanud. On ju? Päris kiiresti läheb, on ju? See on tegelikult jumala lihtne roogi, mida inimestele valmistada, kes külla tuleb. Jah, et sulle tulevad külalised. Kõige tüütum on muidugi neid puhastada, et kui sa ei ole seda puhastamist näinud, siis vaata mu eelmist videot, et seal ma näitan ka, kuidas karpe puhastada. Et kui sa ostad külmutatud, siis on jah lihtne, et viskad otse pakist põhimõtteliselt sinna, aga kui nad on külmutatud, siis nad on üldjuhul ka keedetud juba ja kui nad on keedetud, siis see on see, et kui sa paned need siia kastme sisse, lõpuks sa saad siukse tallanaha. Aga proovi austreid avada, võt see on messi, see ei anna võrreldagi sellega. Ma ütlen päris ausalt, mul ei maitse üldse austrid. Ei maitse? Mul on maitsevad. Austrid on üks asi, mida ma olen proovinud mitu korda, aga ei ole my cup of tea. Põhjani siis. Nii, põhjani või? Põhjani. See nii kaua joome, siis selle põhjani, kui see ära valmib. Nii, vahepeal vaatame jälle, mis siin toimub. Nii, väga hea. Nüüd sa näed, et hakkavad vaikselt juba siin nii-öelda lagunema. See on väga hea märk. Nii, ja tead, mis on veel parem märk või? No. Mis me nüüd võiks sisse panna? Veini. Võiks see nii? Natukene või? No nii, ütleme niimoodi, et ma panen päris ausalt, ma panen suht siia mingi siukse tassitäie. Veini, tassitäie, okei. Siuke, 250 grammi. Silma järgi niimoodi vala. Natukene. Ei, muidugi, et kui sa valad, siis jälgi võib-olla mõõte, et ma panen sulle mõõdud ka kindlasti, aga mina panen 250 milliliitrit, aga ma panen umbes silma järgi. Et kui sa tunned, et tahaks natuke täpsemalt, siis kasuta ikka mõõtesilindrit. Mina kasutan suht kõike käe järgi. Nii. Natuke jooki ka veel. Natuke jooki ka veel. Siit ka veel. Pudeliga otse. Nii, aga nüüd laseme natuke ta laurustuda. Alkohol välja. Ja mis me veel võiks teha? Ma ei tea. Viskame need sisse või mitte veel ju? Natuke veel. Mis me veel võiks teha? Mis puudu on? Mis see sidruniga saab? See käib ka sinna. See läheb lõpus. Jah. Aga mis enne läheb? Ma ei tea. Veel veini. Aga soola?
ai jaa. Võiks nagu... Mul oli üks äge lugu rääkida. Ma tegin ükskord, kui ma olin äkki siuke 15 midagi ja siis ma pidin vanematele koogi tegema, nagu nad olid kuskil reisil ja siis ma olin üksi kodus ja kui nad koju tulid, siis mul pidi kook valmis olema. Ja see oli selline kook, kus ma unustasin suhkru panna. Ja panid soola asemele või? Ei, juba midagi. See oli nagu, selles mõttes, et kaloreid suhkru asemel ei saa. Ma isegi mäletan, mul oli ka midagi, kui ma olin 5-aastane või 6-aastane, ma panin ka midagi, ma ajasin nagu vist, see oli jahu ja suhkur ajasin sassi nagu paki, võtsin paki, valasin, lõpuks maitsen, see ei ole nagu päris see. Õnnetusi juhtub kõigil, aga oluline on see, et sa ikkagi üritad edasi ja teed nii, nagu sa oskad. Nii, väga hea. Oi, kas sa tunned seda lõhna? Jaa, ma tundsin, kui sa kaanavased, üli hea. Väga hea. Nii, nüüd paneme natuke soola. Soola puhul mina kasutan Himalaia soola. Mis soola sa kasutad? Mul on ka mingi roosa sool. Ka mingi roosa. Roosa on üldjuhul siis Himalaia sool. Aga Himalaia soolaga on see, et ta ei ole tegelikult nii soolane, et siin on nii palju muid mineraale ja asju ka sees, mis nii-öelda teevad teda kasulikumaks, aga samas natuke tuleb teda rohkem panna, aga sa saad ka muid maitseid sealt lisaks. Aga mis nüüd läheb? Võiks nagu karbid ka sisse panna või? No, pane nüüd, mis mölutad? No nii, paneme siis need karbid sisse, on ju. Nii. No nii. Oota, kas sool on ainuke, mis maitsena veel siis läheb, et nagu mingi pipart ja sihukestesse ei pane? Pipart me paneme ka natukene, aga me panime enne juba chillit ka sisse. Nii. Okei. Kuuled? Juba hakkavad lahti minema. Võt, siin on näha ju vaata. Ja. Nii, ma panen natuke siis pipart ka. Nii. Ja nüüd saab meil see rahulikult siin kaane all natuke podiseda. Okei, nii kaua? Kaua? No nii kaua, kuni lahti lähevad. 10-15 minutit. Ei, nii kaua ei lähe. Paar minutit. Karbid valmivad tegelikult suht kiirelt, et mille järgi sa aru saad, ongi see, et kui nad avanevad lihtsalt. Aga põhimõtteliselt kogu see roog valmib umbes 15 minuti jooksul. 15-30 minuti jooksul, jah, oleneb, kui kiiresti sakid. Et oleneb, sinu tempo juures võib-olla pigem 45 minutit. Ole, nii aeglane ka ei ole. Okei, ei ole hullu, tegelikult on väga hea. Sa said täna ju nippe ka ja sain jah. Kõike see saab teha. See küüslagu nipp, see on hea. Ma imestan, et ma seda ei teadnud. No nüüd tead. Et nüüd saad teistega ka jagada. Nii. Kade ma pole. Kade ei ole. Nii. Näed, hakkavad juba ilusti lahti minema vahepeal. Kova on ju. Natuke veel. No meil on ikka korralikud köögivilju ka siin. Ikkagi tervislik on ju. Vein on sees, aga see on tervislik. Natuke veini ei tee halba. Ei tee, jah. Aga sa jood punast veini või sa jood valget veini ka? Pigem valge, ma punane. Ei või? No kui ma joon punast, kui sunnitakse peale, aga muidu ma ei joo punast. Ma eelistan valget. Et see on nagu väga hea vein. See on tõesti, see mulle endale ka väga meeldib. Et jah, tal on mõnus tasakaal. Aga muidu näiteks, ega ma veinidest ei tea nüüd väga palju, aga kui ma poes käin valimas, siis ma valin ka selle järgi, mis on see märkega. Siis ma tean, ma ei saa väga valesti panna. Ja üldjuhul mulle maitsevad ka need. Oleneb jah. Maitse on inimestel nii erinev, et selle järgi on tegelikult raske öelda. Nii, aga meil hakkab siin vaikselt. Näed. Väga hea, karbid hakkavad lahti minema. Vahepeal võiks maitsta ka, mis siin toimub. Nii. Jam. Jumala hea. Issand jumal, ma olin nagu what the hell, minu meelest on nii hea ja siis... Okei. Ma olen hea näitleja, on ju. Ei, väga hea on päriselt. Issand jumal. Nüüd on üks asi veel puudu. Kõik sool, pipar, kõik on väga hästi tasakaalus, aga
me paneme veel sidrunit, on ju, ja me paneme natuke peterselli ka. Peterselli puhul siis on see, et see annab ka siukest mõnusat maahõngu sellele kõigele. Nii, aga siis sa võid sidruni võtta. Ja sidruni puhul, enne kui seda enne pooleks lõikad, siis rulli teda mööda lõikelauda. Sa oled juba rullinud seda või? Ei. Ta on nii mõnus pehme või siuke. Ma ei tea, kas no, ongi head sidrunid lihtsalt. Kas ongi vaja rullida? Ikka on vaja rullida. Ja siis lõikad lihtsalt pooleks. Ega see nii palju rullima ei pea. Sa lased nagu teerulli juba. Kust mina tean? Ütle mulle. Okei, teen pooleks nagu sektorile. Just. Ei, lihtsalt pooleks. Ainult pooleks. Keskelt pooleks. Palun. Nii, väga hea. Sa lõikad niipidi, ma lõikan teistpidi. No ei tea, kus ma näen seda niipidi või? Ei. Sa lõikad pikkupidi, mina lõikan nagu nii. Nii, väga hea. Ja kuidas sa pigistad mahla? Ma soovitan sul käega alla panna. Jaa, sest vaata, need tulevad. Kinni. Nii, läheb siia mahla sisse. See on hea nipp, ma ei teadnud seda jälle. Ma muidu olen välja nokkinud, vaatan siin mingid on ju. No näed, täna saad nii palju teadmisi juurde. Jaa, ma ütlen, ma teen omamoodi nii, nagu ma ise olen õppinud. Ma ei ole näinud mingi teiste peal, kuidas nad teevad. Ja siis ma teen täpselt nii, nagu ma ise arvan, et on kui tuleb söögi tegemisega nagu. Sest ma ütlen, ma väiksena enamus asju õppisin nagu ise. Ma nägin kõrvalt küll, kuidas tehti, aga hiljem ma proovisin ise. Nii, siis paneme peterselli ka. Kas paneme rohkem peterselli või? Ma ei tea, kas on vaat, jaa, mulle mina paneks. Okei, siis paneme juurde. Peterselli on alati hea. Nii. Mulle meeldib Mehhiko toit näiteks täiega. Ja USA-s ma sain seda, ma ikka sain Mehhiko toiti, see oli... Okei, aga peterselli puhul, mis... Ma igaks juhuks ütlen, et peterselli me lõikame hästi mitte väikseks. Et ta on siuke rafli. Chopped. Läheb läbi. Läheb siia sisse. Segame ära. Ja off. Valmis. Valmis. Okay. Saigi valmis. No nii. Sa tahab mind täis joota vist mund on. Sa ise tõstad kogu aeg klaasi. No nii, ööme nüüd kokku, davai. Ma praegu ei öelnud, et lööme kokku. Nii, aga siis võiksime vaikselt serveerima hakata. Tõstame asjad siit eest ära. Näita mulle, kuidas professionaalselt serveerida. Nii, et seda löga ei teki järgi. Löga või? No, teed küll, no. Nii, aga sina lõikad veel sidrunit. Okay. Lõika sidrunit sektorid. Lõika 4 sektoriks. Pooleks ja siis veel pooleks. Okidoki. Seda ma vähemalt tean. Toome siis nõud välja, on ju. Saab vaikselt kühveldama hakata. Segame veel korraks läbi. Ja nüüd ongi see, et tõstame siit rahulikult natuke alguses just neid karpe. Sest karbi puhul minu meelest on see, et karp on nii hea, aga teda süüa on see, et siit nagu saada nagu palju ei saa, jah, et sa teed nagu nii palju tööd ära, aga minu meelest see töö on alati seda nagu väärt. Ja siis paneme siia seda kastet veel eraldi peale. Seda kastet on, seda tuleb kasutada ja see on nii mõnus. Vaata. Sa teed süüa nagu restoranis. No, sinu abiga. No vahest võib, on ju. Jah. Et, aga selles mõttes, kuidas sulle praegu tundub, et teed sama retsepti järgi kodus ka või? Ma tegin ilma porgandit, aga ma olen ühe korra elus teinud ainult merekarpe ise. Okei. Aga sa tegid sinimerekarpe või sa tegid neid pipisid? Sinimere. Kui üldse midagi teha, on ju? Jaa, aga see on nagu väga äge, sest nagu see maitse oli tõesti hea. No proovime nüüd koos selle merekarbiga. Siis, nii, ma jätan sinu hooleks sidruni. Pane sidrunit peale. Ja siis ma olen kõrval teinud neid pikki saiu ka küüslaguga. Jaa, et ma ei tea, mis inimesed arvavad, kas peaks bagette ka õpetama teile tegema või ciabattasid. Ciabatta meeldib mulle rohkem kui bagett tegelikult. Mulle meeldib ka ciabatta. Ciabatta on hea. Ciabattat ma ise teinud, seda bagetti ma ei ole teinud ise. Ciabatta on väga lihtne.
bagetiga on see, et seda tuleb nagu ülikaua teha. Aga noh, no näed. Sa pidid siirunit peale panema? Nagu, no, jaa. Nii. Väga hea. Nii, aga cheers! Jälle natuke. Sai tehtud. Kõks, aga sai tehtud. Nüüd tuleb proovida ka ja Sinimere karpide puhul ma ei tea, kuidas sinuga või kuidas teiega, aga ma söön alati kätega. Okei. Sa sööd kahvliga või? Jah, ma olen kahvli võtnud ja siis ma kahvliga rebin välja sealt. Päriselt või? Ma teen alati niimoodi, et ma murran pooleks ta kõigepealt. Selle ühe osa võtan ära, teise viskan ära ja siis ma võtan veel seda kastet siit. Ja saad aru, siis see on nagu lusikas ise juba. Ja siis? Oh my god. Ma pole nii kaua Sinimere karpe teinud, ma ei tea miks. Okei, oota. See on mul väga hea retsept, aga... See töötu ja messi ja mida helle. No jaa, aga sellega sa saad kõik need maitsed ju. Ja kui sa tunned, et hapet on natuke puudu, lased mõnusalt veel siia seda tsitrust juurde, värsket sidrunimahla. Issand, kui hea. No võt. Või nagu päris, et kõik on nagu õiges koguses, mis sa siia panid. No võt, ja isegi porgand on hea, on ju? Jaa. Nüüd järgmine kord pead ka porgandit panema. Muidu mul on tavaliselt kõrval kahvel ja lusikas ja siis kahvliga ma teen nagu tõmban välja ja siis lusikaga söön. Aga vaata, kui sa kahvliga sööd, siis on see, et sa kaotad nii palju tegelikult. Jaa, aga ma nagu nokin ta välja siit ja siis viskan need sinna ja pärast söön lusikaga seda kood. Nii ei tehta või? Nii ei sobi või? No, nii ei ole moodne? Ei. Kuidagi ei ole vale ega õige, on ju. Aga mõnus on ikkagi see, kui ma tahan kõike ühe ampsuga vaata saada. Et kui ma saan karpi, võtan karbi, võtan siit seda kastet, siin on köögivilju. Ja mämm. Väga hea ju. Nii. Maitse on väga hea. Ma ei saa, ma võtan veel. Siin on see hea kogus vaat. Saab korralikult süüa. No nii, aga me siin vaikselt lõpetame ja sööme edasi, on ju, ja teie siis tehke kodus järgi, on ju. Ja andke siis meile kindlasti teada ka, et kas olete karbiusku või ei ole. Sa oled nüüd karbiusku või? Ma olen kohe olnud kala ja karbi ja mis iganes usku. Andke mulle mere ma kasutan kõiki uske. Jah. Okei, väga hea. Aga meie sööme siin edasi. Teie minge nüüd tegema, on ju, sellepärast, et ilmselgelt niimoodi te maitsta ei saa, aga on väärt tegemist. Jaa, ma päriselt soovitan. See on nii lihtne tegelikult. Ainuke kõige pikem protsess, mida sina muidugi ei teinud, oli karpide puhastamine. Jumal tänatud. Aga kui sa ei taha karpe puhastada, sügavkülmutatud karbid, proovi nendega. On ju? Tavaiks. Tšau!